Juba kolmandat korda on kohalikel valimistel hääletamise õigus ka 16- ja 17-aastastel noortel. Tallinna Ülikooli nooremteadur Maarja Hallik, kuidas saavad õpetajad ja kool kaasa aidata, et noored valimisteks hästi ettevalmistunud on? Loomulikult on kooli üks esmaseid ülesandeid anda õpilastele teadmisi sellest, kuidas riik toimib, kuidas valimised toimivad ja nii edasi, kuid uuringud näitavad, et see, mis viib tegeliku demokraatias osalemiseni, on see, kui anda noortele päris osaluskogemusi juba varakust east. See tähendab seda, et võiks korraldada näiteks külaskäike kohalikku omavalitsusse või riigiasutustesse, korraldada valimissimulatsiooni koolikeskkonnas, korraldada aruteluid turvalises keskkonnas, kooli kaasava eelarveprojekte ja muud sellist. Noored ise on öelnud, et kui nad saavad osaluskogemuse, siis nad hakkavad uskuma, et ka nemad saavad midagi mõjutada ja see on ülioluline. Näiteks üks hea viis, kuidas erakondi ja erinevaid maailmavaateid tutvustada, on korraldada koolis valimisdebatt. Seejuures on oluline järgida head valimistava, mis on välja töötatud Eesti Noorteühenduste Liidu ja Haridusministeeriumi poolt. Niisiis, andkem noortele võimalusi juba tegelikult osaleda varakust east alates, et nad saaksid kogemuse, et ka neist sõltub midagi. Ja teiseks, julgustagem neid avastama, mis on nende eelistused ja mis toimub neid ümbritsevas keskkonnas kohalikul ja ka riiklikul tasandil.